Niisiis, ma olen tagasi. Kui ma enda 1. detsembri selle kuu kokkuvõtte vlogi postitasin, siis ma nagu lubasin endale, et ma proovin 3 kuud järjest, detsembri, jaanuari ja veebruari eest teha. Ja kui tundub, et nagu peale seda eriti ei viitsi või pole ikka minu teema, siis ei tee. Küll aga nüüd 2 kuud mul on veel nagu kohustus teha. Nii et terve jaanuari käisin teloga ringi, tegin klippe, vahepeal unustasin teha klippe, vahepeal tegin liiga palju klippe, mida ma isegi lõpuks ei kasutanud. Eks see ongi väike õppimisprotsess. Aga ma hakkan siis pihta. Uue aasta ma võtsin igastahes vastu juba väga teistmoodi kui üldse kunagi varem. Ma arvan mingi 10 aasta jooksul, see oli reaalselt esimene kord, kui ma ei joonud alkoholi. Ja ma arvan viimase 20 aasta jooksul esimene aastavahetus, kus ma ei olnud kella 12 üleval. Nagu saate aru, me ei oodanud südaööd ära. Esiteks oli sellepärast, et ma järgmine päev pidin 5:30 tööle minema ja ma olin mingi... Ma ei viitsi lihtsalt magamata alustada uut aastat. Ja teiseks nagu lihtsalt siin see elurütm on ka nii teistsugune, et tavaliselt me kell 9 kindlalt juba magame ja siis see tunduski nagu nii random, et kui peole ei lähe, kui eriti nagu ei tähista, et mis mõttega siis üleval punnida olla. Niisiis me läksime hoopis oma väikese Aussi perekonnaga randa, võtsime mingid snäkke, tegime seda toredat achievement cake'i trendi. See algab siis nii. Sina ütled, et kes oled ja siis loed selle lihtsalt ette, mis sa sinna panid ja siis paned selle sinna küpsi sisse ja siis me kõik tähistame seda ja siis sa ütled ühe asja veel ja siis tuleb järgmine nime. Teeme niisiis, et see, kes ütleb, mis tuleb siia tooli. Nii, tere. Mina olen Martin ja mina kolisin sellel aastal Austraaliasse. Tere. Mina olen Marek. Tere Marek. Let's go Marek. See on väga kõva tegelikult. Let's go. Tere, mina olen üks 2 Kaisast ja for the cooking stuff. Amazing year. Aitäh. Mina olen teine Kaisa. Aga seal all on need Eesti küüslaugu leiva. See oli selline hästi tore, wholesome. Meil oli väga romantiline idee nagu rannas olla, kuni läheb pimedaks ja mingi hetk minna koju magama. Ma ei tee nalja, me saime mingi 20 minutit rannas istuda, siis hakkas sadama, siis me läksime sisse, sõime oma söögid ära ja läksime koju magama. Jaanuar on vaata Austraalia kesksuvi. Detsember on juuni, jaanuar on juuli ja veebruar on august, on ju. Ehk siis täielik süda, suvi, kõik naudivad, inimestel on puhkused, lastel on koolivaheajad ja rallisime palju ringi, rannatasime, mõnulesime, nii et paneme selle video käima. Vaatame, mis klippe ma siit kokku sain, kas ma saan selle mingiks loogiliseks jadaks nagu kokku tehtud. Ja let's go! Tere! Ma ei peaks tegelikult seda vlogi alustama sõnaga tere! Tere. Aga meil oli reaalselt praegu parim breakfast experience. Kontseptsioonilt meenutab hästi palju kodast minu arust, nagu sellises farmi settingus, selline natukene nagu rustic, hästi kvaliteetne, nagu mõnus toiduaine ja menüü. Aga siin on nagu päris nagu farm. Okei, kodases on ka päris siidritehas, aga siin on nagu... Ühesõnaga lihtsalt mega mõnus, nagu see atmosfäär, see menüü, nagu ma ütlesin, toidu kvaliteet, maitsed. Kõik oli nagu hästi lihtne ja mõnus, aga selline nagu elevated ja lihtsalt väga hea. Tõesti, ma tahan siia kindlalt tagasi tulla. Ma näen esimest korda elus avokaadopuud. Et avokaadod kasvavad puu otsas lihtsalt nagu õunad. Vau! Väga haige. Täiega äge ju. Nagu... Ma ei saa öelda, et see ei ole võib-olla üks kõige ilusam lõunapausi koht maailmas, kus ma olen olnud. Aga ja meil on vaba päev, nüüd teeme väikese lõunapausi. Mul on mingi roheline salat, ma tahan vlogi. Ja lihtsalt nagu embrace'in seda, et mul on mingi telo, mis kõik keset parklub püsti ja ma räägin telefoniga ja inimesed on viimane. Ühesõnaga, väga ilus, väga sinik lõunapaus. Päris piinlik on. Tofu, hummus, värske salat, nektarini, virsikuga. Ma jätsin nüüd sulle. See läheb.
tulime just väga mõnusalt rannapäevalt ja hüppasime puuviljapoest läbi. Ja ma mõtlesin, et ma teen väikse hauli, sest et erakordsed diilid saime seekord, tõesti. Kogu see maksis kokku umbes 15 eurot. Siin on 2 mangot, suur arbuus, mis on muide seest kollane. Siis siin on kotitäis värskeid rohelisi ube. Siin on vist kilo nektariine, 1,5 kilo maasikaid, vist kilo kirstomateid, banaanid ja küüslauk. Ja nagu 15 eurot sellise saagi eest. Aga nagu meid teades, siis see kogus kestab arvatavasti umbes 2,5 päeva, nii et tuleb varsti tagasi jahile minna. Aasta algus ehk jaanuar on nagu mu lemmikaeg aastas, sest et ma usun nii tugevalt lihtsalt eesmärkide seadmisesse. Ma olen ise seadnud nagu aasta ja 6 eesmärke juba, ma arvan, mingi üle 5 aasta ja ma reaalselt nagu mitte keegi ei saa mulle öelda, et see, kui sa sead eesmärke, ei vii sind kiiremini sihile. Sa isegi ei pea teadma, kuhu sa tahad jõuda või sa ei pea nagu otseselt teadma, et see aasta ma tahan saavutada seda, see aasta ma tahan teha oma poe nagu ei, aga sul on ikka nagu mingid asjad sisimas, mida sa tahad, näiteks mingi joosta pool maratoni või vahetada tööd või mingi, ma ei tea, saada enda mingi terviseprobleemile lahendus, on ju, et nagu igal inimesel on mingeid asju, mida tegelikult nad tahaksid lahendada, tahaksid saavutada. Ja nagu, kui sa neid asju ei markeeri, kui sa nendele asjadele pidevalt ei mõtle, kuidas sa arvad, et sa nendeni jõuad. Ühesõnaga, see nagu, ma läksin natukene kiiresti liiga into it, aga on aasta algus ja ma mõtlesingi, ma natukene räägin, kuidas ma olen siis seda viimased aastad teinud ja ma tõesti nagu näen, et tänu sellele mingid need eesmärgid, mingid asjad, mis ma tahan, need on mul pidevalt meeles, ma käin need igakuiselt läbi, need eesmärgid. Ja ma tõesti ka arvan, et see on põhjus nagu miks võib-olla need teatud asjad, mis tol hetkel tundusid väga-väga suured, miks nad on tänaseks realiseerunud. Ma olen juba mingi 4. aastat järjest ostnud The Productivity Methodi märkmikke ja hands down kõige parem aastane planeerimise see maailmas. Siin on nagu nädalavaated, siin on kuu eesmärgid, siin on obviously sinu päevavaated. Ehk siis reaalselt ma võtan selle tavaliselt isegi puhkustele ja reisidele kaasa, sest et nagu mu ATH, ma ei suuda funktsioneerida, kui mul ei ole nagu kogu oma elu lihtsalt paberile kirja pandud, aga ma arvan, et nagu mingi selline base, mingi selline põhi, mille pealt neid oma elu või oma aastat planeerida on üli hea, sest siis sul on vähemalt nagu mingi struktuur. Kui ma sean aasta algul eesmärke, siis ma tavaliselt jagan nad nagu kategooriatesse. Üks neist on tavaliselt sport. Üks spordi näide on ju poolmaraton alla 1,45. Vaatame. Siis siin on harjumused ja nagu selline vaimu pool. Panin selle aasta eesmärgiks, et igal nädalal teha üks sotsiaalmeedia vaba päev. Selle all ma mõtlen siis mingi Instagrami, YouTube'i, Messengeris ma ikka veel käin, sest ma nagu arvan, et inimestega kontakti võib ikkagi hoida, aga lihtsalt see, et sa ei scrolliks ja ei tarbiks kogu aeg mingit teiste elu, on ju. Siis on nagu töö/raha teemalised eesmärgid. Ma olen alati pannud nagu enda neto sissetuleku eesmärgi, mis ma tahaksin aasta lõpuks saavutada ja ka nagu mingid tööalased asjad. Näiteks eelmine aasta oli tööalane eesmärk see, et tulla töölt ära. Ja siis ma tavaliselt olen pannud ka nagu paar sellist real big scary goal'i. Siis kui meil enda kodu veel ostetud ei olnud, siis oli see big scary goal, et osta nagu enda kodu ja ma mäletan jaanuaris see tundus nagu mingi oh shit, et see on nagu suur töö, aga jällegi septembriks oli nagu see kodu olemas. Ehk siis ma arvan, et isegi kui need tunduvad väga sürr, siis need asjad on nagu lahe ikkagi kirja panna, sest et iial ei tea, kuidas ja mis kujul need nagu realiseeruvad. Ja siis iga kuu, kui ma teen enda nii-öelda kuu eesmärke, siis ma lähtun kuu eesmärke kirjutades nendest aastatest eesmärkidest, sest sa ei saa eeldada, et sa ostad kodu homme. Ilmselgelt sa pead iga kuu selleks nagu koguma, on ju. Ehk siis ma jaotan need suuremad eesmärgid tükkideks ja iga kuu siis proovin vähemalt teha midagigi, et aasta lõpus võimalikult palju nendest eesmärkidest oleks nagu täidetud. Ja siis mulle meeldib iga aasta teha bucket liste, kuhu ma panen nagu lihtsalt mingi brain dumping, mingeid ägedaid asju. Näiteks mingi mine päikesetõusul rappa või vii oma vanaema kohvikusse. Ma võiks nagu eesmärkide seadmisest lihtsalt igavesti rääkida, sest see on minu arust nii lahe teema. Mulle nii meeldib arutada teistega seda. Mulle meeldib teistega ka natukene nagu diskuteerida näiteks nendega, kes ei arva, et eesmärkide seadmine on ju vajalik või kuidagi kasulik või mõistlik.
ja ma teen iga aastaga vision board'i oma arvutile, ma ei kujuta ette, kas siit üldse midagi näha on. Aga ühesõnaga, praegu on neljapäev, mul on vaba päev, kell saab kohe 5 ja ma peangi tegelikult bussile arutama, sest et meil on töökaaslastega täna mingi väikene häng. Me teeme väikse ringi, siis vist läheme pitsat sööma kuhugi ja siis Martin korjab mu pärast peale, nii et ma loodan, et tuleb tore õhtu, kuigi nagu, ma ei tea, iga kord, kui kell saab 5, mul tuleb nii suur crash, sest et me ikkagi ärkame suht vara ja nagu tahaks voodisse minna. Ja väike outfit check ka, lihtsalt selline väga casual punane topike, Craftori kott, flow'id püksid ja minu kiired prillid ka. Kõik naeravad nende üle, aga minu arust need on päris ägedad. Selline Hispaania vibe, nii et ma kannan neid edasi, ärge kuulake teisi. Byron Bay on mul nagu täiesti lemmikkoht. Kui ma saaksin aega tagasi pöörata, siis ma koliksin ausalt öeldes Byronisse, mitte Gold Coastile. Seal on minu jaoks lihtsalt nagu nii mõnus atmosfäär, see on nii chill, selline mõnus, rahulik, looduskaunis, aga samas ka nagu huvitav koht. Seal on hästi palju huvitavaid inimesi, mingid ägedaid kohvikud, poekesi, nagu natuke selline hipster. Nagu mulle meeldib nii väga. Me oleme seal nüüd juba käinud päris mitu korda ja ma arjas, et iga kord, kui sinna jõuan, ma olen lihtsalt mingi... Ma jõudsin koju. Autoköök on tagasi. Täna on meil sourdough, mozzarella, grillitud pirsikute, hot honey'ga ja ma arvan, see on väga hea. That looks good. Thank you. Yes, great spot. Parel saeg. Ei ole kuum ka. Siin on see tuul võib-olla. Ilma mütsita minu arvast päris mõskala. Ehk siis jaa, nagu if I could turn back time, see oleks see koht, kuhu ma läheks. Võib-olla üks huvitav vahepeatükk siia vahele. Me oleme Martiniga nagu mõned kuud eelmisest aastast saati teinud selliseid igakuiseid asju nagu habit trackereid. Me valime iga kuu välja siis nagu mingi 5-6 erinevat harjumust, mida me tahaksime siis nagu teha ja me tahaksime ka nagu olla nendes kindlasti väga järjepidevad. Ja jaanuari oma... Issa ma kartsin ja ma võtsin korra värvi maha. Aga jaanuar, kuna nüüd on läbi on ju, siis jaanuari oma saigi täidetud. Näiteks minu need habitid olid. Et enne ja pärast uinumist 45 minutit ei vaata ekraane. See tähendab nagu telo, arvutit, telekat, selleks, et esiteks nagu uni oleks okei. Ja kuna mu aju on väga on the go kogu aeg, siis vähemalt, et toimuks nagu mingigi selline maandus. Siis iga päev ma üritasin kuulata mingisugust podcasti, isegi vahet pole, kui see oli mingi 15 minutit mingit suvalist nagu jäppi. Siis ikkagi väga tihti need podcastid on vähemalt kuidagi informatiivsed ehk iga päev just kui annab võimaluse midagi õppida. Siis ma tahtsin jätkata oma ookeani sujumise striiki, ehk siis lihtsalt võimalikult tihti käia ikkagi veest läbi, kuna me üle tee ookeanist elame. Ja minu nagu üli suur prioriteet olnud juba nagu väga kaua on olnud uni. Ma olen selline inimene, kes vajab väga palju und.
kui ma ei maga nagu 8+ tundi, ma olen täiega emotsionaalne, väga ebastabiilne ja just nagu ma tunnen nagu emotsionaalsel tasandil ma nagu varisen hästi kokku, kui mul on nagu väiksemgi unevõlg. Füüsiliselt ma pean nagu väga hästi vastu. Aga ma pean magama selleks, et olla vähegi tore kaaslane. Ehk siis 8+ tundi und oli üks minu habit. Siis üks rida oli see, et kuidagigi tegeleda oma nende toiduvideote või asjadega. Vaat pole, kas see on siis nagu mingi uue retsepti katsetamine või filmimine või editamine või mida iganes. Ja ma tahaksin ikkagi väga ka nagu rohkem praktiseerida erinevaid maandavaid tegevusi, et vahet pole, kas selleks on mingi päeviku kirjutamine või hingamisharjutused või jooga või mediteerimine või lihtsalt nagu mingi, ma ei tea, kas või affirmationid iseendale kuskil rannas nagu mõttes ütlemine. Selle habitiga läks ausalt öeldes päris kehvasti. Aga jah, siis põhimõtteliselt teeme nagu sellise suvaka tabeli ja üritame üksteist accountable olla ja üritame üksteist accountable hoida. Ma ei tea, kas siin midagi näha ka on, aga jah, minu arust päris äge asi, proovige ka. Vot. Wow. Okay. Ja 20. jaanuaril tähistasime me Marteniga enda 9. aastapäeva. Päris nagu sürr mõelda, et me oleme nagu peaaegu terve 10 koos kasvanud, et nagu alates gümnaasiumist, siis minul oli nagu reisimise aasta, Marten ise oli kaitseväes, et kuidas me nagu siis manageerisime seda esiteks kaugsuhet, siis me läksime vaata koos mingi 4-5 kuuks Tenerifele elama, kus me töötasime restoranides ja suht trippisime, elasime lihtsalt niisama, siis me tulime suvel koju, siis sügisel me läksime mõlemad ülikooli Tartusse. Elasime seal nagu erinevates ühikates. Marten tuli ülikoolist ära, siis hakkas COVID, siis me vahepeal reisisime hästi palju COVIDi ajal, mille eest me muidu saime väga palju heiti ja ma siiamaani lihtsalt mõtlen, et reaalselt inimesed olid nagu brainwashed. Nagu see arv kordi, kui mulle öeldi, et mis mõttes te lähete reisile. Okei, see ei ole tegelikult praegu see teema, millest võib-olla rääkida, on ju. Aga ja siis mina läksin ülikooli ajal 6 kuuks Amsterdami elama vahetussemestrile, siis meil oli jälle nagu mingi long distance. Samal ajal tema hakkas tegelema oma videograafi karjääriga, siis lõppesid ülikoolid ära, siis jälle natukene nagu mingi reisisime, üritasime mõelda, et mis nagu edasi saab. Elasime Tallinnas korraks, kolisime korraks Hispaaniasse, siis ostsime oma korteri, on ju, siis 2 aastat tegimegi nagu sellist päris tööd. Mina olin agentuuris Tallinnas, on ju, tema oli oma videoagentuuris ja siis mingi hetk tegimegi otsuse kolida Aussi. Siis päris korralik sõit on olnud koos ja väga äge on ikkagi see võimalus, et sul ongi reaalselt igas eluetapis keegi kõrval. See ei ole muidugi alati lihtne, sest et on ka väga-väga-väga suur võimalus, et te kasvate nii erinevateks inimesteks, on ju. Aga kui te siiski suudate ühel rajal püsida, siis on see väga-väga-väga äge asi, mida kogeda. Võt. Ja siis meil oligi väike selline celebration kahekesi. Mis on sinu 3 lemmikasja minu juures? Läks. Sa oled väga, ma ei tea, kas see on asi, aga sa oled väga-väga motiveeriv, julgustav ja kaaselav. Sa oled aus, otsekohene, mis vahepeal on hästi nõme, aga see on tegelikult üks väga tore asi sinu juures. 3. ma ütleksin, et sa teed väga häid nalju vahepeal, arva. Yeah. See oli nagu putting me on the spot. Ülesanne hästi täidetud. Aitäh! It's your first time here? Yes. Yeah, it is. This was from Estonia. Oh. Thank you. Tulin surfamast just ja päris hea oli. Ma ostsin laua vaata mingi novembris, oktoobris ja ausalt öeldes algul
ma ei saa öelda, et ma seda liiga väga nautisin, sest et esiteks ma ei oska, teiseks ma käisin üksi. Ja siis ma kuidagi, see tundus nii hirmutav ja selline suur väljakutse, et ma ausalt öeldes hakkasin seda natuke vältima. Aga siis, kui aastavahetus ja ma sain aru, et meil on Gold Coastil ainult mingi 2 kuud veel olla, on ju, siis ma sain aru, et okei, ma pean hakkama tihemini käima. Ja nüüd ma olen mingi 2-3 korda nädalas käinud ja saan täitsa enesekindlalt lainele püsti, saan nagu lained niimoodi sirgelt mõnusalt sõita ja kellegi kohta, kes enne oli rohkem nagu vee all kui vee peal, on see juba päris hea areng. Nii et ja üritan ikka käia, kuigi nagu iga kord ei viitsi, aga pärast on alati hea tunne. Ja ma lähengi nüüd, teen siin väikese jalutuskäigu, mul on surfivaha vaja osta, võib-olla võtan mingi kohvi ja naudime. Pane hästi püsti ja pane filmima. Kui näeb okei välja, jätta filmima. Ja ongi kõik. Praegu maitsed. Oh my god! Croissantiline tainas, siis siin on vist mingi mandlikreem, mango ja siis see kookose kreem. Nii hea. Vegan cardamom. Aga see tundub nagu päris sai, see on teine taine. See ongi teine taine. Sellepärast ma võtsin neile selle. Väga hea. Väga mõnus sai. Väga pehme. Kodune. Ma ei ole küll selle gleisi nagu kuugepäev, aga väga hea. Väga hästi. See on nagu päris saia pool. See on täis. See on tõesti täitsa täis. Seda ja siis saada seda, mis on peal ka. Ei, väga hea. Mulle meeldib sügran täiega. Laske mida maitseb. Martin, mis juhtus? Mul sain sutsata Stingray käest. Ja kus su jalg nüüd olema peab? Kuuma vee sees. See ei ole nii kuum, ma just katsusin Tule katsu seda. Reaalselt. Pane käsi sisse. No ei ole kuum. Ei ole tõesti kuum, ma võiks siia vanni minna. When men have a flu. See on naljaks, kui seda 3. korda sama nalja. Aga ei, see oli päris punane ja päris kola. Nii et taastu. Ta sai vetelpäästjaga tasuta sõitu haiglasse või ma ei tea, kus te käisite. Vetelpäästja majas. Vetelpäästja majas. Bucket list. Jumalad üks. Ma olen Austrituleku ajast igal nädalal kirjutanud nagu mingi päeviku sissekande. Suht nagu üks lehekülg, selline kiire mingi ülevaade, et ala, mis toimus või mis mured olid või mis rõõmud olid. Ja iseenesest on nagu hästi äge tagasi lugeda ja näha nagu mingi, kuidas tol ajal mingi maailma kõige suuremad justkui mured või asjad või mis tundusid, et ei saagi läbi. Nüüd vaatad tagasi, oled nagu mingi täiesti mingi suvakas tükk, on ju. Aga ma ei tea, mul on nagu mingi hirm, mingi suur sisemine hirm unustada oma elu kuidagi ära, nagu mida aastad edasi lähevad. Nii et ongi, ma mingi kirjutan päeviku sissekandeid, ilmselgelt pildistan, filmin, nüüd on ju mingid vlooge. Ma ei teagi, mis värk mul sellega on, nagu ma kuidagi vist pelgan täiesti nii väga, et nagu aeg läheb mööda, ühel hetkel olen 30, 40, 50 ja kuidagi mingid nagu asjad ununevad ära, nii head kui halvad, sest nagu halvadest asjadest õpid. Minu arust on nii äge nagu vaadata tagasi ka rasketele aegadele, sest siis sa oled mingi, näed, igast asjast tuleb läbi, on ju. Ehk siis ma ei tea, võib-olla peaks nagu chillima selle igasuguse jäädvustamisega ja nagu asjade üles kirjutamisega ja nagu, aga I guess, et kui endale meeldib, siis on fine. Ma ei tea.
ilus. milline? Kõik hästi, väga tubli. Väga tubli. Ma ei tea, eks nagu selle kuu kokkuvõtte ja nagu oma elu edasiandmisega on niimoodi, et rääkida võiks lõputult. Nagu ma võiksin istuda siin kaamera ees ja lihtsalt mingi 6 tundi, ma arvan, jäppida, sest et nagu iga mingi käimise või asjaga tuleb meelde mingi eraldi seik või siis nagu mingi täiesti random mingi filosoofiline mõte või mingid tulevikuplaanid. Näiteks on ju jaanuar oli see kuu, kus me tegime nagu suht selged plaanid, mis saab edasi. 11. märts, päev peale mu sünnipäeva me sõidame Uus-Meremaale, mis on nagu nii sür, sest Uus-Meremaa tundub nagu Eestist umbes kõige kaugem punkt, kuhu sa üldse reisida saad. Ehk siis me oleme üli-elevil ja tänase seisuga tähendab see reaalselt seda, et meil on siin Gold Coastil elada veel ainult 5 nädalat. Ja nagu mõelda, et me kolisime siia septembri lõpus ja et meie nagu see 6-kuune eluetapp saab läbi ja hakkabki nagu Austraalia nii-öelda üsna kokkupakkimine, on nii imelik mõelda, sest et kui sa kuhugi kolid, isegi kui sa tead, et see on mingi aasta või 2, 1 aasta tundub metsikult pikka aeg, sest sa ei tea, kuhu sa lähed, sa ei tea, mis seal saab, sa ei tea, mis sa seal teed. Siis sa pilgutad, sul on peaaegu aasta möödas ja sa pakid kotti ja otsid kodulennupiletit, et väga nagu paneb asjad perspektiivi tegelikult, kui kiiresti asjad muutuvad, kui väike aeg inimese elus on 1 aasta ja tegelikult kui kiiresti aeg läheb ja kuidas ikkagi nagu tasub endal kogu aeg käsi pulsil hoida, et võimalikult palju nagu kogeda ja teha ja näha. Ma tahan öelda suure tänu kõigile, kes detsembri vlogi vaatasid ja kes nüüd selle jaanuari oma ka lõpuni jälgisid, et nagu mõnes mõttes oli hästi hirmutav seda kuidagi niimoodi avalikult välja panna, sest sa ikkagi jagad nagu ennast ja enda elu nagu väga sellise filtrita. Aga no ikka, kui sa millegi nimel nagu pingutad või kui miski on sulle oluline, ikka nagu panna see kõigile vaatamiseks on natukene närvesööv, eriti kui sa teed seda esimest korda, on ju. Nii et suur aitäh kõigile, kes vaatasid ja nii ilusti kaasa elasid ja ütlesid nagu väga palju toetavaid ja armsaid sõnu, et nii tore ikka nagu, et kui iseendale teed, aga teised ka leiavad selles midagi toredat või ägedat. Nii et aitäh! Ja ma olen väga elevil, et näha, mida veebruar toob. Vähemalt 1 vlog tuleb veel, ma luban, sest et ma lubasin endale, et 3 korda ma teen seda vlogi. Ma soovin kõigile väga ilusat veebruarikuud. Eestis, ma tean, on mingi -400 kraadi. Ma reaalselt nagu, ma ei suuda uskuda, et käimas on selline sajandi või vähemalt 10. talv, et nagu sellist asja, kus reaalselt kogu aeg on suured külmad ja palju lund ja palju päikest. Seda pole ju nagu mitmeid aastaid olnud. Nii et iseenesest nagu natuke on isegi, mitte FOMO nagu don't get me wrong, mitte ükski osa minust ei taha Eesti talve kogeda, sest ma olen väga suur külmavaras. Mul on reaalselt siin, kui ma olen hommikuti õue ja õues on mingi 23 kraadi, ma lihtsalt lõdisen ja võtan pusa kaasa. Küll aga täiega äge on näha, kuidas Eestis see talv on ikka korralik talv. Teeme siis selle 2026. aasta veebruarikese eriti mõnusa ja toreda ja siis vaatame juba edasi. Ma lõpetan oma dringi ja on aeg õhtusöögi peale ka mõelda. Mul on täna ahjujuurikad, peet, bataat, porgand, tavaline kartul. Kõrval on tofu, tzatziki ja siis mingi hapukurk või midagi ka. Nii et selline väga mõnus kodune õhtusöök. Vaata, davai!